Ja nüüd vaatame, kas minu vanuses saab veel õppida kitarri õppima. Kas ma saan õigesti aru, et sina õpetad täiesti nullist täiskasvanuid kitarri mängima? Täpselt nii on. Nad tulevad, nad ei tea mitte midagi. Nad on koolist kuskilt kuulnud mingit nooti, kõik on olnud hirmus keeruline. Tulevad minu juurde ja mina teen nad õnnelikuks. Ja nooti nad selleks tundma ei pea? No, absoluutselt mitte. Kuidas see siis välja näeb? No eks see tulebki niimoodi teha, et inimene tuleb, ta on selline kaardab natukene, pabistab seal ja siis ongi nii, et kõigepealt tuleb ta rõõmsaks teha. Ma annan teda midagi hästi lihtsalt mängiva. Et kas või ühte nooti tõmbama näiteks ja siis ma mängin taga kaasa, et tal tekiks mingi tunne, et ta nüüd mängib midagi. Ja no tegelikult on siis laulude mängimine, siis ühte laulu saab mängida väga erinevat moodi. Me alustame hästi lihtsast peale, tõesti lihtsalt tõmbame, siis proovime mingit rütmi sinna teha, eks ole. Ja siis hakkame järjest raskemaks minema. Ja kogu asi on siis koostatud kuni siis soolo mängimiseni välja, meloodia mängimiseni välja, aga see võtab muidugi kõik kaua aega. Aga tee natuke aeglasemalt ja loe täpselt 8 korda. Kui see tsöökel peale hakkab, siis mängid 2 korda 8 siit. Nii, aitab. E-minoor on selle akordi nimi, on siis 2 korda. Kui kaua sina Janno juures õppinud oled? Mina olen umbes 2,5 aastat Janno juures õppinud. Väga suured tänud Jannole selle eest, et kõik lood, mis me oleme ette võtnud, ükstapuha kui keeruline ka ei ole olnud, Janno on osanud seda minu jaoks nii lihtsaks teha, et ma olen selle looga ilusti hakkama saanud ja mul ei ole enam sellist hirma, et ma nüüd ei saa hakkama või ei oska või midagi sellist. Janno vaatab ja lähtub sellest, kuidas ja mida õpilane on ennem õppinud ja mida ta juba oskab. Nagu näha, siis mina peaaegu õppisin juba natuke kitarri mängima. Kui sina tahad ka õppida peaaegu natuke kitarri mängima või isegi rohkem, siis mine Kidra Kool 24 lehele.